Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere, head kuulajad! Sihitult tipus on taas teiega ning sedapuhku võtame jutuks teema, mis tundub, et kõnetab kõiki nii Eesti kui ka kogu maailma inimesi ja need on droonid. Räägime droonitehnoloogiast, droonidest üleüldiselt ja sellest, millist rolli need meie kaitsevõime juures mängivad. Ja meil on stuudios 3 külalist, Metroserti rakendusuuringute keskuse droonitehnoloogiate üksuse juht Rainer Kivimäe, reservmajor ja Metroserti droonitehnoloogiate valdkonna konsultant Sten Reinmann ja Kaitseväe mehitamata süsteemide ja vastutussüsteemide programmijuht Arbo Probal. Tere. Kõigepealt alustaks ehk nii, et droonid. Kas droonid on nüüd see õige väljend, mille me peaksime siin kasutama või me peaksime siiski rääkima hoopis mehitamata õhusõidukitest? Droon on kõnekäänd. Kui me ütleme eetrisse droonid või kirjutame droonid, siis see on see, millega kõik on harjunud. Samas kaitseväelastena me ikkagi kasutame väljendit mehitamata õhusõiduk, mehitamata õhusõidukite süsteem, kui me kirjeldame kogu süsteemi. Ja ka kui me lähme siis õhust välja, eks ole, vesi või maa, siis me räägime ikkagi mehitamata vahenditest. Nii et täna võib öelda, et me üksikul droonil ei peatu, nii et siis peaks natukene laiemalt rääkima. Nii on. Võtame esialgu sellise tunnetusliku ajasarengu aastal 2025 sügisel, kui me siin oleme. Kuidas on kogu see mehitamata õhusõidukite maailm arenenud siin lähiajal, ehk siis kus me praegu oleme kogu selles maailmas? Praegu me oleme arengu tipus võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Et mehitamata süsteem on kasutatud teisest maailmasõjast ja varemgi veel, et sinna ei tasu nagu tagasi minna. Eestis on ka toodetud tegelikult juba 90ndate keskpaigast, et me ise kunagi Soome sõjakoolis lõpetasin õhutõrje erialal, siis me lasksime Soomes, Põhja-Soomes sihtmärke, mis olid tehtud Eestis juba. Et Eesti mehitamata lennundusel on pikem ajalugu. Aga selline vahetu kokkupuude on lahinguväljalt meil kindlasti Iraagist, kus 2003-2004-2005 hakkas selline laiem UAV-de kasutus. Peamiselt küll siis predaatorid, mis olid siis CIA eriüksuste ja diviisi tasemel kasutuses, aga siis hakkasid ka väikselt tulema allapoole seal Pioneer oli kunagi 80-ndatel selline UAV. Ja sealt edasi siis Ravenid, Puumad. Afganistanis oli ikkagi õhk juba väga paks erinevatest lennukitest. Aga tollal pigem juhiti ühe süsteemiga ühte operatsiooni, et sealt edasi täna on väga palju arenenud eelkõige sensorid, navigatsioon, sensorite sidumine ühte süsteemi, et kui erinevate sensoritega erinevate spektri osast koguda informatsiooni sama metadataga, siis saab seda võrrelda, saab kasutada erinevaid andmetöötlusmetoodikaid ja täna me juba juhime ikkagi kogu lahinguruumi, et me ei räägi üksinda lennukitest, vaid kogu selle lahinguruumist aru saamisest ja info kogumisest, transpordist ja ka siis ründamisest mehitamata lennukitega. Ma võib-olla lisan juurde Stenile, et mis siin veel on, et kindlasti täna on droonid ehk UAV-d on jõudnud massidesse, et nende kogused on ääretult suureks läinud, kui me võrdleme siin aegasid tagasi. Ja see on toonud sisse selle, et selleks, et edukalt nendega opereerida, me peame tooma modulaarsuse, et mis tähendab, et kui toimub toote kiire areng, ja nad ei olnud massidesse, kuidas me oleme võimelised teda võimalikult kiirelt uuendama vastavalt uutest oludest lähtuvalt. Et see on, ma arvan, päris oluline muudatus, mis on viimasel ajal toimunud.
ja võib-olla see mõttemuutus toimus samal ajal, kui ka Sten näite tõi Iraagi sõda ja seal allpool lahingud, et tegelikult on ju nii, kui enne seda me kasutasime neid mehitamata vahendeid väga paljuski sensoritena, siis 2007 pluss ülespoole kasutades siis selle hetke Ameerika väljendit, siis oli hunter-killer asi, ehk siis tegelikult mehitamata õhuvahendeid hakati ka relvastama erineva relvastusega, kasutades siis mitte lihtsalt ainult vaatlus- ja olukorrateadlikkuse tagamiseks, vaid läbi selle siis ka ühe osana ründeahelast juba sihtmärkide hävitamisel. Kas võib vist öelda, et just Venemaa agressiooniga Ukrainas on nüüd kogu droonimaailm ka avalikkuse tähelepanu võib-olla pisut enam köitnud ja sellepärast on sellest ka viimastel aastatel ajakirjandus ja laiemalt ühiskond rohkem rääkinud? Võib-olla küll jah, aga see erinevus on see, et kui lennukid olid varem sellise kõrgema juhtimistasandi tööriistad, siis täna kasutatakse seda üksikmehe tasandil, see on iga ühe asi, nagu Ukraina IT-minister Fedorov ütles, et kui vanasti tehti igas köögis Molotovi kokteile, siis nüüd peaks iga tädi suutma kokku panna FPV-droone, et see tõesti on jõudnud väga alla ja suurtesse massidesse, et sellepärast seda ka me rohkem näeme seda. Mis rolli praegu kogu see maailm kaitseväe töös igapäevaelus mängib? No me saame ju aru tegelikult sellest, et need mehitamata õhuvahendid on väga paindlik, väga lihtne ja väga odav asi täiendada juba olemasolevaid süsteeme. Keegi just paar päeva tagasi ütles väga tabavalt, et ainult nende mehitamata vahenditega me sõda ei võida, aga samas ilma nendeta me kindlasti kaotame nad sõja, et nad on olulised vahendid, nad on meie jaoks võimekordajad ja me peame aru saama, kuidas me neid kõige optimaalsemalt ja kõige paremini enda jaoks saame ära kasutada. Ja samuti me peame aru saama, kuidas siis meie potentsiaalsel vastasel mitte lubada neid meie vastu kasutada. Üks väga suur muutus, mis on lahinguruumis toimunud, on eks see, et sensoreid on täna kõikidel osapooltel palju. Ennast kuhugi lahinguväljal peita on väga keeruline. Ja see on venitanud lahinguruumi oluliselt laiemaks, et me ei räägi sellisest kitsast rindejoonest, mida me jälgime, et kilomeeter sinna, kilomeeter tänna, vaid me räägime lahinguruumi sügavusest ja me peame suutma hallata seda lahinguruumi kogu sellest sügavusest siis 10 kilomeetrid ja mõjutada sinna. Kui me oleme olukorras, kus me peame sõdima numbriliselt ülekaaluka vastasega, näiteks Venemaaga, keda toetab Põhja-Korea, Hiina, Iraan, siis ainuke asi, mida me selles lahinguruumis kontrollida saame, on aeg. Ja sama inglise keeles kill chain, mida Arbo mainis, seal sihtmärkide tuvastamisest, fikseerimisest, mõjutamiseni, see aeg peab olema meil kiirem kui vastasel. Selle rütmiga me hakkame seda lahinguruumi siis kontrollima, lahinguruumis domineerima. Ja selleks meil on vaja siis erinevat tehnoloogiat ja kasutada neid ühes suures süsteemis, mitte üksikuna. Neid selliseid tehnoloogiaid ja ettevõtteid, kes sellega tegelevad, tundub, et tuleb vähemalt idusektoris peale nagu seeni peale vihma. Kuidas nüüd Metrosert siinkohal mängu tuleb, et tõesti nendest headest ideedest ja mõtetest ka saaks midagi sellist, millega on laias ja pikemas perspektiivis midagi teha? Jaa, selle jaoks ongi Metroserdis rakendusuuringute keskus, Metroserdi rakendusuuringute keskus, droonitehnoloogiate valdkond ja kogu seda valdkonda üles ehitades me oleme oma võimekuse jaganud 2 suurte harusse. Et esimene on kogu teadusarendustegevus, mis toetab ja täiendab antud ettevõttel, kes soovivad sinna sisse tulla nagu nende võimeid ja teine on laborid. Et laborid samamoodi jagunevad 2, ühed on siselaborid ja teised on nagu välitestala. Ja kui me räägime edasi nagu ettevõtted, kes tahavad osaleda seal oma sensorite või nutikate lahendustega tulla sinna süsteemi sisse, siis see tähendab, et neid sensoreid
saaks eelnevalt kontrollitud tingimustes testida ja leida nagu nende nõrkasid kohtasid ja vastavalt vajadustele aidata neid siis teadlaste abiga järgmisele tasemele viia. Ma küsin selle kohe ära, et kui suur see huvi on, ma saan aru, et põhimõtteliselt kõigega on juba 100% sellised broneeringud peale, et kõik tahavad. Meil on kõigi selle sektori ettevõtetega aktiivne suhtlus ja eesmärk on nad kõik saada nagu meie laboritesse ja teadusarendustesse sisse, et eelkõige, mis neile kõige suuremat väärtust loovad, on just laboriteenused. Selleks, et selliseid asju, kui võtta see kogu see teadusarendus ja laboriteenused, mis meil on juba tulemas ja peaaegu olemas, siis sellist komplekti ühes kohas, kus oleks kõik see võimekus loodud, on Euroopas väga üksikuid. Et on nagu mõningaid riike, kus on mööda riiki on mõningad asjad laiali, aga niisugust kompetentsikeskuse komplekti ei ole ja see tegelikult saaks ollagi niisugune suurepärane võimalus, et neid ettevõtteid nagu aidata ja need ettevõtted teavad ka, et kui nad tahavad kasvada edukaks saada, siis nende kasutamine on tegelikult neile kasulik. Ja ma saan aru, et siinkohal tegelikult on variant ka see, et on välismaised ettevõtted, kes samamoodi siin arendada absoluutselt. Selleks, et tegelikult on ka see, mida natuke kaugemad Euroopa ettevõtted, natuke kaugemad Vene piirist nagu mõistavad hästi, et sellised olud ja tingimused, mis Eestil on tekkinud tänu meie idanaabrile, siis tegelikult sellist testimisvõimekust seda väga palju ei ole mujal. Ja see annab meile selles mõttes meie ettevõtetele ja siin arenduste läbiviimiseks päris olulise eelise. Mis see kogu testimissüsteem varem olnud on? Et kui praegu rääkida sellest, et Metrosert tuleb siin appi igasuguste võimekuste testimiseks, siis Arbo, ma ei tea, kuidas Kaitseväe vaatest näiteks seni see elu välja on näinud, et kas siis on ettevõtted, kes tahavad teile midagi pakkuda või te ise vajate mingit testimisteenust, siis kuidas see käib? No tegelikult on, kui me kirjutame oma minimaalsed vajadused, siis me kirjeldame seal ka nõuded, võimenõuded ja ka tehnilised nõuded, millele see hangitav vahend peaks vastama. Siis mõne asja puhul on lihtne, et kui on nii-öelda suurtootjad tootnud, ta on need sertifikaadid ja kõik juba varunud, ta on kuskil neid ära testinud ja me need sertifikaadid, nendele me toetame oma hangetes. Teinekord, kui me oleme mingi asja nii-öelda Eesti jaoks ümber ehitanud või eestistanud, siis me oleme pidanud testima ja siis me oleme neid teste teinud lähivälismaal, kus võimalik on meil siis vaja elektroonseid laboreid, on meil vaja kliimatingimusi, mis iganes, et siis vastavalt Kaitseinvesteeringute Keskus, küberväejuhatus on need testid tellinud kuskil lähivälismaal olevatest laboritest. Ehk see, kui see asi on meil kodule lähemal, annab meile väga palju juurde. Ehk siis põhimõtteliselt see sama ajaperspektiiv jälle, et absoluutselt. Aeg, transport, kõik sellele kuluvad ressursid ja kõik raha. Me räägime testimisest nagu suurusjärgus, kes on mõnes laboris 300 000 eurot nädal. Et kui saaks seda Eestis nüüd odavamalt teha, siis oleks päris hästi. Ja siit tulebki tegelikult väga hästi juurde, et kui me räägime toote mõistes nagu kahest kategooriast, üks on siis nagu uue toote arendus ja teine on siis kogu elutsükli haldus. Kui me näiteks räägime ühel UAV-l sidesüsteemi vahetamist ja uuendamisest, siis tegelikult peale seda, kui on olemas olev UAV, siis peale seda oleks teda endiselt hea testida, et näha, et kas need muudatused, mis on tehtud, et need on korrektselt, seade töötab nii, nagu peab ja seda saab kasutada vastava missiooni täitmiseks. Nii et kui natukene ka rahalisse perspektiivi panna, siis see, et selleks drooniüksuse loomiseks läks 6 miljonit eurot ja siin välismaalased võib-olla kuskil teenivad nädala pealt 300 000, siis tundub, et on mõistlik investeering küll. Päris kindlasti, jah. Ega sektoril on ka oma nagu lokaalne aspekt, et kui me räägime sektorist tervikuna, siis me ei räägi ainult lõpptootest, et me räägime materjalidest, komponentidest, alamsüsteemidest, tihti need ettevõtted on, või siis arenduskeskused on erinevad, kes nende erinevad alamsüsteeme arendavad, näiteks erinevad sensorvaldkonnad, turvaline side, navigatsioon, mootorid, andmete salvestus.
ja süsteemi integraatorid panevad selle lõpuks kokku, et tegelikult me peame, kui me tahame edendada Eestis mehitamata lennundust, siis me peame vaatama, et meil selles sektoris tervikuna ei teki kuskil pudelikaelasid. Kui me räägime konkurentsisituatsioonist lahinguväljal, siis me peame olema võimelised seda võidujooksu vastasega pidama, nad ka ju ei maga. Samas, siis teiselt poolt maakera tihti neid hankeid tehes see aeg ja suhtlus jääb ikkagi kohmakaks, et nagu Rainer mainis, et näiteks vahetada side turvalisemaks alternatiivseks, et sellisteks nii-öelda uuendusteks me peame olema kindlasti valmis ja need ajatsüklid, et need lahinguväljal täna toimiksid, need on armutud, et me räägime siin paarest-kolmest kuust. Et see tähendab seda, et meil peab olema Eestis olema tehniline kompetents ja ka testimisvõimekus, et igat testi ei saa ju ainult lahinguväljal teha, see läheb kohutavalt kalliks, kui see on nagu ainukene tõde, et palju odavam on ennem testida laborites alamsüsteeme, siis integreerida see täissüsteemile ja sealt siis edasi, et pluss, eks ka NATO liikmesriigid omavahel on konkurentsis ja kõiki uut tehnoloogiat ei jagata. Näiteks Ameerika Ühendriikidel on mõne uue tehnoloogia puhul ekspordipiirang, mida nad välja ekspordi näiteks järgmised 4-5 aastat. Ja meie ei saa siis ju siin Vene piiri taga tukkuma jääda, ehk siis meil ei ole mitte mingisugust muud varianti, kui me peame ise seda tehnoloogiat arendama, kui me tahame lahinguväljal esimesed ja mitte teised olla. Siit ma toongi juurde, mis võib-olla alguses jäi võib-olla ei saanud nii hästi välja toodud, on see, et kogu selle kompetentsikeskuse loomisel me lähtume sellest, et meie eesmärk on aidata toodet võimalikult scratch'is saada võimalikult heaks lõpuni välja, mida siis erinevad operatsioonide elluviijad saaksid kasutada oma ülesannete tegemiseks. See tähendab seda, et kui operaator vajab keerulistes või mingites tingimuses või hinnata, kas see masin töötab üldse hästi või ei tööta, siis meie oleme see võimekus, kes aitab nagu erinevate teadusarenduse laborite võimekustega valideerida ja toetada, et ta saaks nagu sinna maale, et see toode töötaks võimalikult hästi. Võib-olla rääkidagi siis selle sama laborite töö ära, et seal on ju sisuliselt 4 valdkonda, võib-olla need siis ükshaaval läbi käia mingisuguste selliste eluliste näidetega ka, millest ka kuulaja midagi aru saab. Elektromagnetilise ühilduvuse kamber on üks neist, mille alla siis käivad emissioon ja immuniteet, mida see tähendab, kus seda kasutada saab? Ja tegelikult seal saab ka kolmandat teha, saab ka RCS-i, radar cross-section, aga mida see tähendab, et hästi lihtne näide on see, et kui me räägime elektromagnetlainete ühilduvuse ehk ingliskeelse EMC kambrist, siis üks keerukam mehitamata lennuk UAV võib sisaldada vastavalt missioonist 6-8-9 erinevat juhtsüsteemi. Selleks, et need kõik näiteks side, navigatsioon ja nõnda edasi, selleks, et nad töötaksid kõik korrektselt, ei hakkaks üksteist häirima, tuleb neid hinnata, et kui see komplekt on kokku pandud, kas eraldi nende elektromagnetnormid on korrektsed ja siis kokku kombineerides, et kas ta töötab korrektselt edasi. Teine on nagu immuniteet, et kui väljast nagu tugevama häirega kiirata vastavat mõnda näiteks mehitamata lennukit, siis kas kui kaua või mis tasemeni see UAV peab nagu häiretele vastu, et hinnata häiretele vastupidavust. Ja kolmas on radar cross-section ehk RCS, millega on võimalik mõõta radarite peegelduvust, objekti peegelduvust radaritele, see tähendab seda, et kui kergelt on radarite jaoks UAV-d erinevad, näiteks mehitamata lennukid tuvastatavad ja mis selleks peaks tegema, et oleks vähem tuvastatud ja mis peaks tegema siis näiteks riigi poolt, et oleks kergemini tuvastatav.
2 tükki said praegu kaetud, kliimakamber on vist suhteliselt selles mõttes lihtne inimestele selgitada, et asi töötaks ka põhjamaistes tingimustes, et kui on, et vahe on natukene ikkagi olemas, et kas me räägime Hispaania või Eesti kliimast, et aga talvel vastu peaks. Ja pigem on ju see, et mitte ainult põhjamaistes tingimustes, vaid siin Eestis, et kui kuskil mujal on püsivalt külm või soe, aga see õhuniiskus on teistsugune või siis nii, nagu meil on, et me suudame ühes päevas 4 aastaaega võib-olla ära taluda, et kas see süsteem või süsteemi osa ka selle ära talub ja kas ta ikka veel on sama funktsionaalne, nagu ta peaks olema päeva lõpuks. Ja ma saan aru, et tegelikult seal laborites suudavad nad ka imiteerida meie jaoks seda, et kuidas ta talub selle ära mitmete operatsioonipäevade ja kuude jooksul, ehk kiirendavad seda tsüklit, ehk mitte ei ole, et ainult üks halb päev on, vaid ongi 60 halba päeva järjest ja siis me saame selle pealt järelduseda, et jah, see asi töötab Eesti oludes. Nii et kas või see sama Ameerika Ühendriikide näide võtta siis, et kui asi on võib-olla arendatud Lõuna-Ameerikas, et siis vaadata, kas ta ikkagi päriselt siin Eestis toimib ja kas tal võib-olla siis, isegi kui me teaksime, mis süsteem see on, siis 5 aasta pärast siin Eestis päriselt tolku ka oleks. Enam-vähem. 4. kategooria on veel siis kokku võetuna vibratsioon, tolm ja korrosioon. Miks need on nii kriitilised asjad, me jõuame vist siin tagasi selle sama sellise keskkonna teema peale? Et nende puhul on tegemist alamsüsteemide keskkonnalaborid. See tähendab seda, et neil me oleme enam-vähem ühe nagu testitava objekti suuruseks arvestanud meeter korda meeter ja mis ongi, ütleme, kui me räägime sensorid, kaamerad, mis käivad nagu ütleme siis UAV-le või mõnele suuremale süsteemile peale, siis nendel on võimalik testida, et kuidas ta peab vastu erinevatele kliimatingimustele. See tähendab seda, et teha näiteks kiirendatud elutsükli teste, kui mingit kas või elektroonika osas, mis lähebki mõnele teisele seadmele, et jälgida, et kui teha ühte kontrollitud olukorda näiteks 500-600 korda järjest, kuidas see vastu peab sellele. Et tootearenduse seisukohast just eriti on tegelikult on päris palju näiteid, et kui tuleks tavaliselt tootearendus tehakse 2-3 prototüüpi ja kui need lastakse nagu sarnastest elutsükli testidest läbi, siis on tavaliselt näited, et midagi vajab tootel uuendamist, et ta ei vasta nendele. Ja siis ongi hea võimalus nagu erinevate toodetega läbida seda testi ja läbi selle tegelikult tekib ka hea võimekus, et kui keegi ostab neid tooteid, siis ta teab, et nendega saab minna näiteks kas tsiviilis või kaitses erinevaid ülesandeid ellu viima. Nüüd, mismoodi on selle sama labori siis töö koordineeritud tulevikku vaadates, et kes on need inimesed, valdkonnad, asutused, kes seisavad selle eest, et see ka tulevikus järjepanu aina areneks, paremaks muutuks, kas siin on liidetud ülikoolide teadlased ja ettevõtted, kes kõik kuidagi oma käe alla panevad? Ma olen labor ise tehniliselt on ju sama rumal kui ta kasutaja. Ehk et eesmärk on ikkagi anda ka maksimaalselt tagasisidet lõppkasutajatele, hankijatele, ettevõtetele, et nad saavad toimivad lahendused ja see eeldab, et laborite taga on inimesed, kes oma valdkonda hästi tunnevad, et see on märkimismäärne võimekus, mis välja kujuneb. Praegu niimoodi üht kohta koondatud sellist laboriparki ei ole ka naabritel, ma pean silmas Baltikumi, Skandinaaviat, et näiteks Taanis on jupikaupa siin-seal väga häid asju, samuti Rootsis ja Soomes, aga nad ei ole kõik niimoodi ühes kohas koos ja kõige viimasemad, et selles mõttes, et see on päris märkimisväärne, mis siia nagu koonduma hakkab. Loomulikult see on võimalus mitte ainult ettevõtetele, vaid ka ülikoolidele, me Eestis näiteks mehitamata lennundust nagu teadmiste mõttes üsna palju veab ka Lennuakadeemia, et laborid on kindlasti kõigile kasutuseks,
et kogu selles väärtusahelas me suuta arendada ka keerukamaid süsteeme, mitte lihtsalt pisikesi FPV-sid, vaid ka siis keskmise ja suurema klassi mehitamata platvorme ja integreerituna juba siis teistesse süsteemidesse. Mismoodi näiteks Kaitseväe ja Metroserdi selline koostöö kas juba või siis tulevikus hakkab välja nägema, et kui tihe see suhtlus on? Praegu saaks nüüd omalt poolt öelda, et me hoiame kursis, sest et ega me ju alles loome seda võimekust. Ja Kaitsevägi on nii-öelda potentsiaalse kliendina andnud ka oma sisendi, et suurus, kõrgus, laius ja raskus meie kõige suurem asja, mida me tahaksime võib-olla testida, et Metrosert oskab ka sellega arvestada, sest nende asjade transportimine kuhugi kaugele on kõige ajakulu ja rahamahukam. Ja loomulikult me oleme kirjeldanud Metroserti jaoks selle labori loomise taustal, et mida me oleme kuidas testinud ja mis on need minimaalsed standardid, mida me järgime. On need kliimastandardid, on need siis elektroonilised standardid või kolmandad, neljandad. Et me hoiame tugevat sidet, me anname üksteisele tagasisidet arengutest ja lõppkokkuvõttes võidavad sellest ju mõlemad osapooled. Võib-olla lisaks, et mis on, et üks on seda, et hinnata teadusarenduse koha pealt koos toimetada ja teha asju. Teine on nagu see, et kui riigil on tulemas näiteks suured hanked, siis tänu meie laboritele ja teadlast on võimalik pakkuda eraldiseisvat nagu omaniku järelevalve teenust, et saaks riskid nagu võimalikult maandatud ja riigina me saaksime võimalikult head kaupa soetada. Ja kuidas ettevõtetega on? Seal on ka selline sama tihe suhtlus, et juba praegu käib see sisendi otsimine ja et tulevikus läheks asi lõpase marjaga. Ettevõtted on kaasatud olnud päris esimestest päevadest, kui seda planeerima hakati, et sest laborid või see võimekus ei hakka eksisteerima ise enda jaoks, vaid ainult ettevõtte ja riigi toetamiseks. Et ma arvan, et see koostöö on ikkagi väga, väga vahetu ja igapäevane, et kooskõlastada täpselt neid vajadusi, mida Eesti ettevõtetel vaja oleks oma järgmiste sammude tegemiseks, et ilma testimata ei olegi võimalik mehitamata süsteeme üldse arendada, vastasel juhul on lihtsalt niisugune hobitasemel, katse-eksituse tasemel tegevus, et jõuda sellise professionaalse ja skaleeritud tootmiseni, selleks on vaja süsteemsemat lahendust, et see on ükski ettevõte üksinda endale sellist laborit hankima ei hakka, et me räägime ju siin sadadest tuhandetest ja miljonitest ja sul läheb laborit vaja võib-olla 1-2 nädalat aastas. Sellepärast on väga tark, kui riik rakendusuuringute keskuse näol teeb selle investeeringu, see loob võimaluse ettevõtetele siis neid rentida seal päeva või nädala kaupa vastavalt vajadusele. Et sellest tekib märkimisväärne eelis. Ma saan aru, et me siin konkreetseid ettevõtete nimesid praegu ei hakka ette laduma, aga kuidas see ettevõtete seis praegu selles valdkonnas on, et kas nad on sel tasemel, kus me tahame, et nad ka maailma tasemel oleksid või kui kaugel me oleme sellest, et tõesti olla maailmas selles valdkonnas esirinnas? No see sektor on kohutavalt lai, et seda on isegi nagu raske nii defineerida, et kus on Eesti selles või kus me tahaksime nagu lõppkokkuvõttes olla, see ilmselt on ikkagi küsimus mingisuguses nišis, et suurusjärkudes näiteks, kui me räägime pisikestest FPV-dest, siis või fixed-wing UAV-dest, siis on tegemist rohkem nagu taustal nagu mudellennunduse kompetents, sealt edasi järjest rohkem mehhatroonikat, tarkvaraarendust, kui me liigume suurematele platvormidele, siis me liigume juba professionaalsuse lennunduse suunas. Ja kõik alamsüsteemid võivad olla väga-väga erineval tasemel, et võib-olla mida meie, mis on meie eripära, võib-olla meie geograafiline asukoht, et siin on teatud spektrihaldusteemad, milles me peame olema head ja võib-olla Kesk-Euroopas ei ole see nii oluline, see võib kujuneda meie selliseks olulisemaks kompetentsi valdkonnaks.
turvaline side, alternatiivsed navigatsioonilahendused, sellest meil ei ole pääsu kuskile. Et kas meil on neid sisse osta või ei ole, me peame selle tagama. Aga kui me neid eeldusi ka täna ei loo, siis neid uusi tooteid ja uusi ettevõtteid ka ei teki. Et selles mõttes on natuke eelduste loomine ka, et me ei vaata täna mitte ainult neid olemasolevaid ettevõtteid, vaid me loome eeldused nendele olemasolevatele ettevõtetele kasvamiseks ja uute tekkimiseks. Et kui Eestis on 1, 2, 3 tublit ettevõtet, siis rahvusvahelisel turul nagu kedagi väga nagu ei ehmata, et tublid, et te olete tublid, väga hea, võtame järgmise teema, aga kui nähakse, et riik investeerib selle arenduskeskkonna loomisse, siis järelikult see riik teeb midagi tõsiselt ja ka selle toote elutsükkel on tõenäoliselt tagatud pikema aja jooksul, et kui mõni vägi näiteks hangib endale mehitamata platvormi, siis sellega elatakse ju pikki aastaid, 5 aastat, 10 aastat, kauem veel. Siis ei piisa sellest, et on üks tubli ettevõte, vaid et kogu selle elutsükli arendus, täiendused, uuendused peavad olema garanteeritud. Et need eeldused tuleb luua kõigepealt. Nii et ei ole ka tegelikult palju öelda, et Eesti võiks olla ka näiteks NATO liitlaste seas see koht, kuhu tullakse ja informatsiooni ja teadmist hangitakse. Me ei tahaks niimoodi nagu hoobelda, et see ei ole niisugune haipimise koht, et professionaalselt rääkides me saame olla head mingis aspektis, me ei hakka Global Hawke arendama Eestis, eks. Reapereid võib-olla mitte ka selles klassis, midagi võib-olla sealt allapoole, eks. Või on see, nagu ma mainisin, turvalise side navigatsioonilahendused, et neid aspekte võib olla nagu mitmeid, et see pigem, ma arvan, et see roll kujuneb välja mingisuguses spetsiifilisemas valdkonnas, mitte see, et Eesti oleks number 1 kogu mehitamata lennunduses, et see selline haip ei toida kedagi. Aga võib-olla tooksin siia ühe aspekti veel juurde, et kui me enne rääkisime ettevõtetest, enne seda rääkisime riigi ja kaitseväe vajadustest ja kuidas see koostöö peaks tulema, siis tegelikult kolmas on kogu see akadeemiline pool. Et me töötame nagu tugevalt selles suunas, et saada suuri rahvusvahelisi teadusarendusprojekte käima ja liikuma, mis on ääretult oluline kogu selle kompetentsi aluseid. Et me oleme hästi palju enda vaadet ehitanud selliselt üles, et kompetents peab olema väga kõrge, ta suudab aidata laboreid ja kui laborid suudavad toetada teistpidi kompetentsi, siis tekib seal vahel väga hea sünergia. Ja see tähendab seda, et selle sama teadmisega, mida me saame pärast peegeldada tagasi ettevõtte arendusse ja loomulikult riigile, siis tegelikult kui me selle teadmise ja suured projektid suudame siin käima lükata, hoida käimas ja liikuda, siis see on see, mis tõstab meid järgmisele tasemele. Üks hea näide on see, et kui me teeme nagu kõikide Eesti ülikoolidega, tahame teha ja teeme koostööd, oleme ääretult avatud selles suunas, siis me samamoodi tahame teha ka rahvusvaheliste ülikoolidega. Et täna on meil hästi aktiivsed läbirääkimised käimas ja toimetame Chalmersi Tehnikaülikooliga näiteks, Milano Tehnikaülikooliga, Kataloonia Tehnikaülikooliga, et samuti on Ukraina Tehnikaülikool, kellega meil käivad erinevad kompetentsi vahendamised ja selle lõplik nagu eesmärk ongi saada selle baasilt meile siia koha peale ehitada üles hästi äge kompetentsikeskus, mida me saame pärast tuua siia meie ettevõtetele ja riigile teistpidi teadmistega tagasi. Me oleme üsna palju rääkinud just sellest kaitsevaldkonnast. Ma korraks võtan teemaga sellise tsiviilmaailma suunas, et kui palju on sellest just kasu sellises kaitsevaldkonna välises teemas. Me kõik kujutame ette, kuidas 20 aasta pärast lendavad droonid ringi ja veavad igasugu põnevaid asju laiali, aga kui palju selles kompetentsikeskuses sellele teisele siis valdkonnale laiemalt tähelepanu pööratakse? No ega tehniliselt ei olegi ju väga suuri erinevusi, et julgeolekusektoris on tihti nõuded kõrgemad, et kui sa suudad julgeolekusektorisse pakkuda platvorme,
siis tõenäoliselt ka kommertsvaldkonda, kuigi toodetena nad on natuke erinevad, et kindlasti üle 10-15 aasta kasutatakse platvorme suurte maa-alade monitooringuks, elektriliinide monitooringuks, metsade monitooringuks, nüüd sensorid lähevad paremaks, eks on multispektraalsed sensorid, mis katavad juba väga suure spektri osa, on muutunud väiksemaks, andmetöötlus kiiremaks, ehk et just nimelt metsade põldude monitooringu jaoks kasutada neid, piirivalve ju sisejulgeolekusektor kasutab ju igapäevaselt, eks. Põhja-Soomes, Rootsis, Norras Arktika-alade monitooring, väga palju kasutatakse erinevaid lenduvaid platvorme, fotograafias, filminduses üle 15 aasta kindlasti juba igapäevaselt, et praegu viimastel aastatel see fookus julgeolekusektoris on sellepärast suurem, et arengud, vajadused ja eelarve, mis sinna läheb, on suur, et eelmine aasta Ukraina hankis ise kuskil miljardi euro väärtuses mehitamata platvorme, pluss siis see, mis tuli siis liitlastelt abiks, umbes teine sama suurusjärk, et 2 miljardit ühte riiki suht kitsal alal nagu globaalses mõttes, see veab lihtsalt seda arengut nii võimsalt, et sellest tekivad mitusada uut ettevõtet ka sinna koha peale. Et sellepärast on see fookus seal, aga teie küsimus on nagu õigustatud, et kommertssektoris kasutatakse ju ikka jätkuvalt ja järjest enam neid platvorme. Ma korraks hüppan siis kaitsevaldkonda tagasi ja siis räägime ka sellest ajalisest perspektiivist, et millal siis Lavar alustab oma täisvõimsustel. Me näeme iga päev uudiseid sellest, kuidas Ukrainasse Venemaalt lendab sisse rekordarv droone, teevad seal kõvasti kahju. Kas selle vastu on mingisugust võlurohtu meil siin lähiajal panna või siis kuidas vastupidi siis hoopis Ukraina poolt saaks samasuguseid rünnakuid vajadusel korraldada? No Ukraina korraldab ju vasturünnakuid ka, ehk teistes uudistekanalites me jälle loeme seda, kuidas Venemaal rafineerimistehased ja mõned muud olulised objektid põlevad. Ehk see üle piiride lendamine mehitamata vahenditega, võhuvahenditega on mõlemapoolne. Ja kui me loeme neid rekordarve, siis tegelikult selle nii-öelda korrelatsioonis selle arvuga, mis ka üle lendavad, me näeme ka Ukraina õhuväe ettekandjad sellest palju on neil õnnestunud alla võtta, kas kineetiliste või elektrooniliste vahenditega. Ega siin sellist üksikut hõbekuuli ei ole, et ta peab olema ikkagi kõikide summade summa, millega me alla võtame, on need elektroonilised vastumeetmed, on need kineetilised vastumeetmed, on need erinevad võib-olla ka passiivsed meetmed, kui me räägime sellest, et mingeid asju võib-olla tuleb tuleviku jaoks kindlustada. Et eks see võidujooks käib, nii nagu kogu aeg on kaitsevaldkonnas olnud, et leitakse üks kaitselahendus, sellele leitakse vasturohi, siis sellele vasturohule leitakse vasturohi ja siis me räägime tandem ja trippel lõhkepeadest ja kõigest muust, nii nagu see kogu aeg on olnud ja kui füüsikalised reeglid saavad otsa, siis hakatakse innovatsioon ja muu käsile võtma, ehk siis kasutatakse võib-olla meie jaoks harjumuspärast asja hoopis teistmoodi, milleks me valmis ei ole, või siis tuleme me ise selle peale, et meie jaoks väga tavapärast asja kasutame me vastase jaoks teistmoodi, milleks tema valmis ei ole. Et see üks tehnoloogiline ja kognitiivne võidujooks kogu aeg käib mõlemal poolel. Ja meie asi on lihtsalt vaadata seda, peegeldada seda Eesti oludesse ja tuua sealt parimad praktikad üle, saades aru, et kõik, mis toimub, töötab stepis, ei tööta metsas ja võib-olla mis töötab kasemetsas ja tööta kuusemetsas, et me peame ka sellest aru saama, kuidas need asjad meil töötavad. Aga jällegi see näitab seda, et see valdkond on lai ja seal seda arendustegevust ja seda, et meile Eestis kompetentsikeskus tuleb, on väga oluline. Ja see on väga oluline. Ma ütlen, et tuues korra paralleeli siis selle tsiviilpoole peale, et lõppude lõpuks
kehv ilm mõjutab seda drooni samamoodi, mis mulle paki koju toob, nii et ma tahan, et see pakk ka minuni jõuaks, mitte ta ei kukuks alla, nii et jah, see laieneb igale poole, see võimekus ennustada ja kinnitada, et jah, see asi töötab. Et lõpptarbijana ütleb mina seda, et kui on poolikult või lõpuni testimata vahend, mis meile tuleb, lõppkokkuvõttes see võib meile palju kallimaks maksma nii inimeludes, üksuse moraalis kui ka järgnevates tegevustes, ehk pigem testimise peale raha panna ei ole mitte kulu, vaid see on investeering. Ja kui esimene kord asi ei õnnestu, siis ega teine kord käsi kasutama ei tõsta ka? Kindlasti mitte, kui sa ikka midagi läheb nässu, siis inimesena sa ei julge enam seda puutuda. Ja loodame, et kui midagi läheb nässu, et ta läheb nässu laboris, siis sa annab hea võimaluse leida ja analüüsida, miks ta on nässu läinud ja see toode viia tasemele, et ta täidaks nagu nende käes, mis peab seda ülesannet, milleks ta on loodud. Kui me võtame nüüd selle ajalise perspektiivi, millal läheb täistuuridel see labor kõikide kellade ja viljadega tööle? Ma vastan 3 osas ja ta on niiviisi, et meil on tegelikult see labor jaguneb 3 lõiku. Et esimene on alamsüsteemide laborid, teine on siis suurte seadmete laborid ja 3 on siis välitestiala. Kui me räägime alamsüsteemidest, siis nende hanked on juba läbi käinud. Esimesed seadmed saabuvad selle aasta oktoobris. Novembris, detsembris tuleb juurde ja me tegelikult ütleme oktoobrist hakkame juba esimeste teenustega pihta. Viimased seadmed hinnangused tulevad kvartal 1 järgmine aasta, aga me oleme juba oktoober, november, detsember juba päris hästi valmis neid juba töösse lükkama. Kui me räägime suurte seadmete laboritest, see tähendab, et suur EMC ja suur kliimakamber, siis nende hangetega me plaanime alustada selle aasta lõpus ja valmis teenuseks kvartal 1 2027. Ja välitesti ala lahenduse soovime siin lähiajal nagu lukku saada ja siis võimalikult kiirelt sellega edasi. Et tegelikult ütleme siis alamsüsteemidega me oleme juba kohe käima minemas, et siin enam ei ole nagu oodata midagi, et see juba on jah, kohe liikumas ja siis teised tulevad järjest järgi, et väga heas ja tugevas tempos paneme sellega. Muide, milline see välitesti ala peab olema? Ma eeldan, et seal on igasuguseid maastikke vaja korraga. Jaa, aga meil on nagu see, mis nagu eristab meid teistelt, et meie välitesti ala eesmärk on olla see, et me saaksime toote testimise läbi teha. See tähendab seda, et kui ettevõte teeb tootearendust, siis tal on, mis on eelkõige tootearendust lähtuvalt, siis tal on võimalik seal pikalt ja korduvalt teha oma neid, leida nagu kas mis kohast alla kukub või täida oma funktsiooni ja siis sealt nagu edasi minna. Et see on ja samuti sinna tuua sisse erinevatel piirtingimustel näiteks ütleme seal mängimist, et kas näha, kuidas ta vastu peab, et siis tood teistmoodi edasi arendada. Et see on, mis eristab meid eelkõige teistega, et kui me vaatame muid teist ala, siis nemad on eelkõige mingi mõne kasutaja juhu jaoks nagu operaatori õppe või teenuse evalveerimine, siis meie oleme just selles tootearenduse faasi eelkõige nagu. Aga muidugi, kui me vaatame teistpidi jälle edasi, siis lõpuks peab niikuinii kõik Eestis koostööd tegema, et üks, mis on nagu meie testiala ja siis kuidas seda saada kombineerida teistega kokku, et riigis oleks kõik vajalikud tegevused kaetud nagu. Välitestiala küsimus on väga palju nagu ambitsiooni küsimus, et kui suuri ja keerukaid platvorme me soovime arendada, et saab testida ju ka siseruumis pisikesi, aga suuremate platvormide puhul, eks siis on küsimus, et kui palju õhuruumi me saame kasutada, õhuruumi Eestis ei ole nagu liiga palju, et Transpordiamet haldab seda ilusti ja kenasti, aga sealt on vaja leida siis koridorid, kus saab teha pikemaid lende, pikemaid sideteste, pikemale distantsile, siis need live-testid ja kindlasti peab saama kasutada ka erinevaid spektri osasid. Sellega on hästi suur probleem ju, eks, et me ei saa enda rahuaegset tsiviilkommerts kasutatavat sidet segada, et kuskil on vaja testida ikkagi neid spektri erinevaid osasid nii vastumeetmeteks kui kaitsmiseks nende eest ja lisaks on vaja siis mingisuguseid maapealseid tingimusi, ruume, garaase, kuhu saab suuremad lennukid sinna alla lükata, teha seal kohendusremontöid, et
väiksemad testalasid testis on ja mõni tekib veel, aga see on jah küsimus, et kui suurematele platvormidele me soovime liikuda. Ma võtan lõpetuseks siis sellise tuleviku vaate küsimuse, kindlasti on neid mõtteid läbi käinud, et kus olla näiteks 50 või 15 aasta pärast, võtame selle kõige väiksema arvu, ehk siis 5 aasta pärast 2030, kus meie droonitehnoloogia võiks maailmakaardil olla või mis peaks olema selleks ajaks juba tehtud? Sellise kõigile see küsimus. No, arendajana võib ju unistada igasuguseid asju, aga küsimus on, et millised on vajadused, et sellest peab alustama. No mis on hea droon? Hea droon on kasutajale lihtne. On ta siis autonoomne või täiesti automatiseeritud funktsioonidega. Ehk mida vähem ma kulutan aega sõduri õpetamisel või piloodi õpetamisel ja mida vähem ajaga rohkemat suudab see mehitamata õhuvahend teha, seda parem ta on. Ehk siis mina ütleks, et kui me Eestis suudame, Eesti kaitse- ja tööstusettevõtted suudavad mulle tuua drooni või siis selle elemendi juhtsüsteemist, tarkvarast, mis teeb selle asja ära, siis me oleme väga kõvasti edasi liikunud juba. Samamoodi ei tohiks see ju jälle väga palju minu rahakotist raha võtta. Maksumaksjana me ei tahaks rohkem maksu maksta, aga et ta oleks selline mõistlik lahendus, et oma ülesande ja oma võime teeks ära, aga see ei teeks mind vaeseks. Kui meil fookus on sellel platvormil, mis lendab, siis seda platvormi, mis lendab, on vaja selleks, et näiteks infot koguda või transportida midagi, eks, et küsida, kus me pikemas, kaugemas tulevikus sooviksime olla, siis ma arvan, julgeolekusektoris ja tegelikult kommertssektorist me sooviks ju koguda informatsiooni spektri võimalikult laiast osast ja neid erinevat korjatud informatsiooni omavahel siis automaatselt võrrelda, liikuda sellega kiiremaks. See tingib meile selle, et kas meil on vaja suuri, keskmiseid või väikseid UAV-sid, kui palju ja kellele. Samamoodi puudutab see kommertssektorit, näiteks riigi varade, õhuruumi, alade haldust, et andmekäitluses võiks ju Eesti olla hea, selleks on meil vaja siis sobivaid sensoreid ja siis on vaja platvormi, mis need sensoreid kannavad, et niipidi liigub see loogika, et me kindlasti ei arenda mingit keskmise suuremaid platvorme selleks, et meil on põnev või huvitav, et me oleme hulluks läinud, vaid selleks, et kanda sensoreid või siis transportida mingisugust kaupa või siis rünnaku eesmärgi. Rainer. Ma kindlasti sooviks, et ütleme 3 aasta pärast meie see kompetentsikeskus töötaks väga hästi. Me oleme saanud oma teadustiimid, 3+1 tiimi kõik mehitatud, nad kõik on edukates projektides. Me tegeleme Eesti ettevõtete toetamisega nii palju kui võimalik, nii kui palju nad vajavad ja ütleme 5-10 aasta jooksul me oleme suutnud toetada, aidata üles ehitada ütleme 3-4 väga edukat Euroopa mõistes vähemalt või maailma mõistes väga edukat ettevõtet, kes on järgmised tähelaevad nii kaitses kui võib-olla ka tsiviilis, aga eelkõige tänases vaates pigem kaitses nagu. Et saada ja suuta ja panustada, et meie ettevõtted saada kasvama ja selliselt, et kogu maailm nagu nende saatud tooteid ja tulemusi hindab. Nende sõnadega ma arvan paslik lõpetada ja siis öelda, et kohtume siis, kui mitte varem, siis 5 aasta pärast kindlasti vaatame, kas need ettevõtted on olemas. Suur tänu teile täna stuudiosse tulemast ja jõudu jaksu töös. Tänud. Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.